Täna räägime 9. korda teemal vaim, hing ja ihu. Ja täna räägime sellest usuvõtmes. Pearõhk on täna usul, usk. Ja kui me oleme vaim, hing ja ihu ja me saime päästetud, siis meie vaim sai elavaks. Meie vaim sai uuesti sündinuks, meie vaim sai uuendatud, meie vaim sai täiuslikuks, pühaks. Ja kui püha vaim elab meie sees, kes on täiuslik, siis kogu see täiuslikkus on sinu sees ja seda on nii palju, et see teeb ka sinu täiuslikuks. See teeb sinu pühaks. Ja kui me nüüd usust räägime, siis usku on meie vaimus väga palju. Täiuslik mõõt, täiuslik usumõõt, sest püha vaim on ju täiuslik. Kogu usk või kõik usk, ma ei teagi, kuidas see grammatiliselt õigesti kõlab, võib-olla ajakirjanik oskab öelda. Kõik see usk, kogu usk on sinu sees, sest püha vaim on sinu sees. Ja Piibel ütleb ka veel, et Kristus sinu sees, auhiilguse lootus. Ja kui Kristus on sinu sees, siis on sinu sees ka sama palju usku, kui on Kristusel. Võta seda sõnumit täna või seda jutlust väga isiklikult. Väga isiklikult. Jutt käib sinust ja minust, kui me oleme uuesti sündinud. Ja kui kogu usk minu sees, siis mul ei ole enam rohkem usku vaja, on ju? Me ei peagi palvetama, et Jumal, anna mulle usku või anna mulle rohkem usku. Me tihti teeme seda, eks ole. Ja miks ma seda ei pea tegema, on see, et sest mul juba on kõik. Sest mul on juba kõik, mida ma eales vajan. Nii et sinu usk ei ole väike, sinu usk ei ole ebaküps või on kasvamise protsessis. See juba on täiuslik. Täielik nii nagu Jeesusel, sinu vaimus. Sest vaata, inimene on vaim, hing ja ihu. Ja sinu vaimus on nüüd kõik, see täiuslik kogu pakett on sinu sees olemas. Ja kui me sündisime uuesti, siis me võtsime vastu kõik armu kaudu usu läbi. Ja sealt me lähmegi esimese kirjakoha juurde, mis meil on ka seal seina peal. On jah, mul läheb vahest viltu ka need kirjakohad, aga ma loodan täna klapib. Efeslastele 2, 8 ja 9. Välja ma sulle ei kirjutanud, et sa saaksid ka ise piiblit lehitseda või oma nutiseadme avada. Ja ma loen sulle ka igal juhul selle ja see ütleb nii, et sest teie olete armu läbi päästetud usu kaudu. Ja see ei ole teist enestest, vaid see on and Jumalalt. Mitte tegudest, et ükski ei saaks kiidelda. Armu läbi päästetud usu kaudu. Nüüd päästmine iseenesest siis sisaldab kõike. Absoluutselt kõike. Me saime patud andeks, on ju? Me saime uue vaimu, aga sinna juurde kuulub ka kõik muu. Kõik muu, mis Jumalas on. Tervenemine, vabaks saamine, rõõm, rahu, kõik. Kõik see kõige parim, mis sul pähe tuleb, see kõik on seal olemas. Nii et see Jumala päästepakett sisaldab kõike. Sul on üks hea päästepakett. Ja kõik see tuli päästmisega kaasa armu läbi usu kaudu. Kuidas me sellest siis osa saame? Kogu sellest päästepaketist. Armu läbi usu kaudu. Ja kui Efeslaste 2.8 ütleb, et me oleme armu läbi päästetud, siis see ei räägi lihtsalt kitsalt uuesti sündimisest või sellest, et me oleme patud andeks saanud. Sellest ka, aga veel väga paljust muust. Ja siin, ma tean, Mestekas käib ka praegu piiblitund teemal, kus on kasutatud sõna sooso, mis see sama päästmine siin Rooma kirjas on, mis siis see päästetud on sooso kreeka keeles, mis siis sisaldab pääste igat aspekti, kogu paketti. Ja me võime seda salmi lugeda ka niimoodi, et te olete armu läbi päästetud, saanud andeks, sündinud uuesti, tehtud õigeks, tervendatud, vabastatud, saanud vaimu annid ja nii edasi usu kaudu. Et Jumala sõna on nii suur vähe sellest, et ta on paks,
piibel on paks ja siin on palju teksti ja palju informatsiooni, siis igast sõnast me võime ka juba saada terve lehekülje teksti ja informatsiooni. Aga nüüd järgmine kirjakoht roomlastele 10:17, roomlastele 10:17 ütleb nii. Järelikult usk tuleb kuulutusest, kuulutusega Kristuse sõna kaudu. Kust tuleb usk? Usk tuleb kuulutusest, kuidas Jumala sõna kaudu. Ja Jumala sõna sisaldab usku. Nii nagu Lea ütles, et temal on see oma piiblisalm ja see töötab. Sest Jumala sõna on elav ja vägev ja Jumala sõna sisaldab ka usku. Ja kui sa avasid oma südame, siis usk tuli sisse ja sa said päästetud ja sinu sees on nüüd usk olemas. Aga nagu ma olen rääkinud, et me oleme vaim, hing ja ihu, siis üks selline takistav faktor, miks me ei näe seda usku, mis minu sees on nagu vahepeal toimimas, on see, et see hing segab. Aga nüüd ma loen sulle järgmise kirjakoha, see on 1. Peetruse kiri 1:23, mis ütleb, et teid pole uuesti sünnitatud kaduvast, vaid kadumatust seemnest, Jumala elava ning jääva sõna kaudu. Nüüd see usk, mis siis Jumala sõna kaudu sinu sisse tuleb, sest usk tuleb ju kuuldust, kuuldu tuleb Jumala sõnast ja usk, mis Jumala sõnast sinu sisse tuleb, ei ole lihtsalt üks inimlik usk. Aga see usk, mis sinu sisse tuleb, on Jumala enda üleloomulik usk. Ja see on väga oluline teada, kas see usk on loomulik või üleloomulik. Kui me usume, et meil on loomulik usk, ainult see ja inimlik usk, siis saatan saab meid väga kergesti ümber oma sõrme keerata, meid veenda selles, et meie usk ei ole ikka väga suur ja mul ikka ei ole seda eriti ja teistel on rohkem. Ta ütleb, et see on nõrk ja seda on ikka vähe ja nii edasi. Aga kui me mõistame, mis usk meis on, et see usk meis on Jumala üleloomulik usk, mis meile anti Jumala sõna läbi, siis annab see meile kindluse. See annab meile kindluse. See annab meile kindluse. Sinus on üleloomulik usk Jumala läbi, mis tuli Jumala sõna kaudu sinu sisse. Nii et sinus on usk, sinus. Võta isiklikult seda. Sinus on usk, mis ainult ei päästnud sind, vaid sinus on usk kõige jaoks sinu kristlikus elus. Sinus on selline usk, mida iganes sa vajad oma kristlikus elus. See on sinu sees olemas. Sa käid ringi nagu üks usu plahvatus. See ootab seal tammi taga ja tahab plahvatada su seest välja. Sinu sees on kogu jumalik pakett olemas. Ja kuna Jumala usk on üleloomulik usk, siis see usk toob ka üleloomulikke tulemusi. Sellel on võime teha asju, mis on üleloomuliku. Ma usun, et sa mõtled siiani, et see kogu minu jutt on sulle. Kui sul on üleloomulik usk, siis saab see teha sinu elus üleloomulikke asju. Ja kui me kasutame Jumala usku, siis me hakkame nägema üleloomulikke tulemusi. Võrdleme nüüd veidi neid kahte usku, inimlik usk ja üleloomulik usk. Kui me räägime nüüd inimlikust usust, siis usk on tihtiga, ma olen kuulnud, selgitatud näiteks tooliga. Kuidas sa tead, et tool sind kannab? Te tulite kirikusse ilusti, ilma kahtlemata, ma arvan, istusite kõik ja ei mõelnud nagu eriti selle peale, kas see tool sind kannab. Nii et see nõuab mingil määral usku, eks ole, et istuda selle tooli peale. On vaja ka uskuda, kui me läheme näiteks lennuki peale. Me ei tea, kas see töötab, me ei tea, kas piloot on pädev, kas tal on vajalikud paberid taskus. Me ei näegi teda, kui me lennukisse läheme, eks ole, Egiptuses käisite, kas küsisite piloodilt pädevustunnistust? Egon käis piloodi juures. Uskusite? Nii et ka lennuki peale minnes me kasutame usku. Aga see on selline inimlik usk. See põhineb meie loomulikel teadmistel, meie kogemusel, ehk sellel, mida sa näed, maitsed, kuuled, katsud, tunned, see meie viis meelt.
Miks ma seda ütlen, et see põhineb meie inimlikel teadmistel või meie loomulikel teadmistel, on see, et näiteks võtame selle tooli näite tagasi. Kui sa tead, et tool, millel sa istud, peaks olema nagu 4 jalaga, aga sa näed, et seal on 3 ja tundub õige siuke igerik, et kui ma sinna peale istun, siis see küll vastu ei pea, on ju. Siis sa selle tooli peale ju ei istu, eks. Alguse juures sauna lava muutus kokku ja ükskord neljakesi oli peale. Aga me jäime õnneks ellu. Okei, siis teinekord kasutage oma kogemusi ja jälgige tähelepanelikumalt seda Andruse lavas. Ja kui me näeme, et see tool, siis, millest me rääkisime, nagu selline kahtlane välja näeb, siis me ju selle peale ei istu, eks ole. Või kui sa oled lennujaamas, vaatad aknast välja ja näed oma lennukit ja seal ei ole ühte tiiba küljes. Siis hakkasime siis lennuk nägi väga näeb välja ja see müri, mis sealt tuli, see nii kõva. Ei saanud rääkida, karjuma. Ja ma mõtlesin, et see küll Egiptusse ei jõua. Üleval juba oli siis nagu enam-vähem sõitis. Usku peale. Aga kui sa oleksid näinud ikkagi seal tiiba küljes ei ole ja oleks öeldud, et seal kokpitis pilooti ka tegelikult ei ole, siis sa pigem sinna lennuki peale läinud ei oleks. Nii et see on see piiratud inimlik usk, mis põhineb meie kogemustel, eks ole, mida me näeme, mida me kuuleme, mida me tunneme. Nii et inimlik usk on siis seotud meie loomulike teadmiste ja kogemustega ja see on piiratud, siis meie 5 meelega, eks ole, ja see on siis ka see, kui me räägime 5 meelest, siis on see hingeline tasand. See üleloomulik tasand asub meie vaimus, aga see 5 meelt, see on siis see meie hingeline tasand. Aga sinu usk on ka üleloomulik, meil on ka üleloomulik usk ja see asub siis sinu vaimus. Ja inimlik usk järgneb siis loomulikule teadmisele, aga üleloomulik usk eelneb sellele. Inimlik usk järgneb loomulikule tasandile, aga üleloomulik usk eelneb sellele. Näiteks sa istud toolile, kui see tundub turvaline, või lähed lennukile, kui seal on 2 tiiba ja kõik paistab nagu korralik. Aga ütleme nii, et inimlik usk on peale, sa fikseerid ära, aha, kõik on okei, ma usun, et see tõuseb nüüd lendu, aga üleloomulik usk on enne. Huvitav on ju. Tõestan ka sulle piibliga, loen tavaliselt väga klassikalise usukirjakoha Heebrealastel 11.1. Ja tegu on, kui keegi küsib, et mis see usukirjakoht piiblis on, kas sa tead, siis see klassikaline alati paned täppi, kui sa ütled Heebrea 11.1. Siis saad pro olla. Ja ütleme siis 97. aasta tõlge ütleb, et usk on loodetava tõelisus, nähtamatute asjade tõendus. See on natukene keeruline aru saada. Ma loen vanema tõlke, mis on natuke parem, 68. aasta tõlge. Aga usk on kindel usaldus selle vastu, mida oodatakse ja veendumus selles, mida ei nähta. Nii et kui ma ennem ütlesin, et inimlik usk on peale ja üleloomulik usk on enne, siis see kirjakoht nüüd ütleb, et ongi kindel veendumus selles, mida ei nähta. Jeesus ütles Toomasele, et sa usud, sest sa oled mind näinud. Aga õndsad on need, kes ei näe, aga usuvad. Ja Jumal demonstreeris meile seda üleloomulikku usku, nii-öelda enne usku näiteks Aabrami peal, kui ta, mees, kes oli ennem Aabram, temast sai Abraham, aga Aabramil ei olnud siis lapsi. Ja Jumal ütles talle, sa saad Abrahamiks ehk paljude rahvaste isaks. Ma nimetan sind Abrahamiks, veel ei olnud lapsi, aga Jumal ütles, vaat, sinu nimi on nüüd Abraham, paljude laste isa. Usk on enne, üleloomulik usk on enne. Ja seda kinnitab ka meile siis Roomlaste 4.17, kus on siis kirjas, et nõnda nagu on kirjutatud. Ma olen su pannud paljude rahvaste isaks. See räägib siis Abrahamist. Nüüd Jumala ees, keda ta on uskunud, kes teeb elavaks surnud ja kutsub olematuid nagu olevaid. See on õudselt äge kirjakoht, ja see õudne ei sobinud muidugi siia praegu, aga teate, ma proovin hästi korrektselt rääkida, vahest lipsab sisse. Aga ma loen vanema tõlke ka, mis on natuke parem, et ma olen sind pannud paljude rahvaste isaks selle Jumala ees, keda ta uskus ja kes teeb elavaks surnud ja kutsub esile olematuid asju otse kui olevaid. Minu arust see kirjakoht on väga äge. Mis on usk? Usk on see, mis on see üleloomulik usk näeb juba enne, on ju see, mis sul on juba enne, mis kutsub olematuid asju otse kui olevaid.
olematuid asju otse kui olevaid. Sa saad seda kasutada, sul on ju see olemas, eks ole, see usk. Võta seda isiklikult, mõtle välja olematuid asju, mida sa tahad näha oma elus. Kutsu need esile, olematud asju otse kui olevaid. Niimoodi tegutseb Jumal. Tema tunnistab asju, mida veel ei ole, otse kui need oleks. Ja kui Piibel ütleb Kristus minu sees, püha vaim, kogu oma päästepaketiga minu sees, mul on see sama võimalus. Ja Jumal teeb asju juba siis, kui ei ole mingit märki või füüsilist tõestust asja kohta, enne igasugust füüsilist tõestust on üleloomulik usk. Füüsiliselt veel näha ei ole, aga üleloomulik usk usub, et see otse kui on. Nii põnev minu meelest. Loomulik usk tunnistab siis seda, mida ta juba näeb, mida ta maitseb, mida ta kuuleb. Jah, on 4 tooli, tundub tugev tool. Jah, lennukil on 2 tiiba, vast saa ära lennatud sinna Egiptusesse ja tagasi ka. Aga üleloomulik usk siis toob asjad sõna otseses mõttes ilmsiks vaimu maailmast. Ja see variant on sul olemas. See enam ei kolisend nii. No võt. Kutsub esile olematuid asju otse kui olevaid. Nii et inimlik usk on peale, üleloomulik usk on enne. Lase oma peast läbi, võta paber ette kodus, mis kõik seal sa juba näed. Mida sa seal näed? Kutsu esile olematuid asju otse kui olevaid. Usu juba enne. Ja loomulik usk ja üleloomulik usk on väga erinevad. Sina kasutasid üleloomulikku usku, kui sa uuesti sündisid, kui sa said päästetud. See ei olnud loomulik usk. Sest sa uskusid midagi, mis oli üle sinu loomuliku teadmise, on ju. Sa pidid uskuma asju, mida sa ei näinud. Näiteks taevas, põrgu, sa ei ole veel siiani näinud, kui ma räägin taevast, siis ma ei mõtle seda, kus on tähed, eks ole, päike ja kuu, vaid see meie igaviku elupaik. Sa ei näinud Jumalat, sa ei ole näinud saatanat. Sa ei ole näinud paljusi asju. Ja kõik need on seotud usuga, selle üleloomuliku usuga. Läbi Jumala sõna anti sulle, see on oluline, läbi Jumala sõna anti sinule see üleloomulik usk. Ja see on alati sinu vaimus olemas. Nii kaua, kui sa oled issandaga, on sinul see usk olemas. See ei haihtu, see ei kahane, see ei kao ära, see ei saa vanaks, see ei kaota oma väge, see on olemas. See üleloomulik usk, see on täpselt see sama üleloomulik usk, kui sa uuesti sündisid, siis oli see sinu sees, see on seal alles, sinu sees olemas, sinu vaimus. Nii et sinus on see üleloomulik usk. Ja usk on ka osa vaimuviljast ja me loeme Galaatlaste 5, 22 ja 23, mis ütleb, et aga vaimuvili on armastus, rõõm, rahu, pikkmeel, lahkus, headus, ustavus, tasadus, enesevalitsus, millegi niisuguse vastu ei ole käsk. Siin on nüüd see sõna ustavus. Ja nüüd natukene jälle kreeka keelt. Kreeka keeles on see sõna pistis. Ma ei tea, kuidas see hääldatakse, ta kõlab meil väga kehvasti, aga kreeka keeles ta nii on, pistis, mis on usk, uskumine, usaldamine, kindlus, ustavus. Nii et see on üks vaimuviljast. Ja seda sama sõna pistis, see sama sõna usk kasutatakse Piiblis näiteks ka veritõbise naise loos. Kui Jeesus ütleb talle, tütar, ole julge, sinu pistis on sind aidanud. Sinu usk on sind aidanud. Ja see sama sõna on seal vaimuviljas. Ja kui püha vaim on sinu sees, siis on ka see kogu see kupatus, vaimuvili, usk seal hulgas, sinu vaimus olemas. Ja samamoodi kasutati seda sõna ka Kapernauma väeülema loos, tal oli teener haige ja ta ütles, et Jeesus, ütle ainult sõna ja teener saab terveks. Ja siis Jeesus vastas, et nii suurt usku ehk nii suurt pistist ei ole ma Iisraelis kellelgi näinud. Ja see sama pistis on sinu sees. Nii et sa ei vaja suuremat usku, sa ei vaja rohkem usku, sa ei vaja kasvatada oma usku, sul on vaja uskuda, et sul on see juba olemas. Nii nagu on Jeesus, nii oleme meie, ütleb Piibel. 1. Johannese 4.17. Nii nagu on Jeesus, nii oleme meie. Ma vahest, kui ma palvetan, siis ma korrutan neid salme ka, et see mulle jõuaks pärale, et nii nagu on Jeesus, nii olen mina. Nii et meie uuesti sündinud vaimus on Jumala usk täiuslikult ilma igasuguste puudusteta olemas.
nii et esimene samm on see, et sa teaksid, et sul on see usk. Usu, et sul on usk. Huvitav lause jälle. Usu, et sul on usk. Ja teine samm on see, et kuidas see usk siis su vaimust liikuma saada. Kuidas ta sealt valla päästa. Et need elava vee jõed, mis on sinu sees, et need hakkaksid voolama. Et kui sinu vaimus on usk ja sinu hinges samal ajal on kahtlus, tead, mis siis on või? Siis on kaksipidine meel. Ja Piibel ütleb, et niisugune inimene ärgu ometi arvaku, et ta saab midagi issandalt, on ju. Nii et nüüd on siis vaja oma selle hingelise poolega tegeleda, et see hakkaks samamoodi aru saama asjadest nagu vaim. Vaimus on kogu täiuslik värk olemas, kogu pakett. Aga kui sul on vaimus on usk ja hinges on kahtlus, siis on kaksipidine meel, siis on probleem. Siis me ei näe elava vette voolamist, nii et me saame siin endaga tegeleda. Aga meil on lootust. Ja usk hakkab tööle ja on efektiivne siis, kui me saame aru, mis hea kõik meie sees on. See algab sellest, et me saame aru, mis kõik on meie sees, Kristus minu sees, püha vaim on minu sees. Ja Filemoni 1.6 ütleb, et ma palvetan, et su usuosadus aitaksin kõige hea tunnetamises, mis meis on Kristuse suhtes on ju. Et me saaksime aru, et me tunnetaksime, mis hea kõik meie sees on Kristuse suhtes. Et meil ei ole vähe usku, meil on lihtsalt probleeme väheste teadmistega. Ja me tihti oma kristlikku elu elamegi sellistes vähestes kristlikes, vähestes piiblit teadmis, väheses teadmises või pigem teadmatuses. Me ei adu seda, me ei tea seda, mis kõik meie sees on olemas. Me ei ole ära tunnetanud, mis meis on Kristuse tõttu ja kuna ma ei tea, ma ei saa aru, ma ei tunneta, mis meie sees siis juba on, siis me ei näe ka selle avaldumist. Selle tõttu me ei näegi seda, kui me ei tea. Kui me otsime ka tihti ju neid väliseid ilminguid, eks ole, et ikka selle hingelisel tasandil, kui ma näen, siis ma usun. Aga usk oli pärast, või tähendab enne, on ju. Ja kui me ei näe neid usuilmingud või me ei näe avaldumist, et Jumal, et usk nagu tegutseb või tegeleb, siis mitte sellepärast ma ei näe, et mul ei ole usku. Ma ei näe, sest ma ei tea, mis kõik meis on. Ma ei tea, kuidas see töötab. Kumb domineerib meie elus? Kas hingeline usk, inimlik usk või üleloomulik usk? Nii et kõige esimene samm siis, mida me saame teha. Uskuda, et meil on see usk, jumalik usk, üleloomulik usk. Küsimus ei ole usu puudumises. Sul ei ole usu puudumise küsimus. Sul ei ole probleem sellest, et sul on vähe usku. See kõik on olemas. Kõik on olemas. Ei ole usu puudumine, vaid on teadmiste puudumine. Kristlased lihtsalt ei tea, mis neil kõik on. Ja saatan muidugi kannab sellest ka hoolt. Et sa ei teaks, et sa arvaksid piiblist valesti, et sa ei saaks aru, et su silmad oleksid pimedad. Roomlaste 12.3. Sest selle armu tõttu, mis mulle on antud, ütlen ma igaühele teie seast, et ta ei mõtleks üleolevalt selle kohta, mida tuleb mõelda, vaid mõtleks nõnda, et saaks arukaks seda mööda, kuidas Jumal igaühele usumõõdu on jaganud. Igaühele on usumõõt jagatud ja see usumõõt on Jumala usumõõt. See tihti me kuuleme ja võib-olla ka ise mõtleme, et Jumal annab ühele 5-liitrise potiga, teisele annab kulbiga ja kolmandale annab pipeti tilgaga. Kas Jumal on selline? Ei ole. Kui püha vaim on sinu sees, Kristus sinu sees, auhiilguse lootus, siis on ta kõigile andnud Jumala mõõdu järgi usku. Sul on sama palju usku kui teistel kristlasel, meil kõigil on ühtemoodi. Aga kui me mõtleme sellele usumõõdule, siis nüüd niimoodi objektiivselt ja loogiliselt mõeldes, et aga tundub ju küll, et mõnel nagu on rohkem usku ja mõnel nagu ei ole nii palju usku. Või kui sa isegi võrdled ennast näiteks kellegiga. Me ei peaks ennast võrdlema, aga me ikka teeme seda, on ju. Meil on eeskujud ja me tahame olla nii nagu tema ja me tunneme, et me ei ole nii nagu tema ja me võrdleme teistega ja me mõtleme, et on tõesti nagu rohkem usku, aga tegelikult see ju nii ei ole. Oletame, et me oleme näiteks supi järjekorras
ja Jumal on see supijagaja. Et ütleme, et ühele ta paneb taldriku ääreni täis, teisele paneb teelussikatäie ja kolmandale paneb tilga. Kuidagi me raputame pead, on ju. Ma siin ees ütlen ka hiljem kuulajale, et kõik raputavad pead. Et Jumal ei ole selline. Jumal ei tee nii. Ja kui sa nüüd sünnid vaimus uuesti, siis sa saad Jumala kogu täiuse. Ääreni, supikauss on ääreni täis igal ühel. Sa elad nüüd Jeesuse usus. Kõigile pannakse taldrikul ääreni täis. Sinu taldrik on ääreni täis. Nüüd tuleb varsti jõulude aeg ja kiputakse ka kinkekaarte kinkima. Ja oletame, et me kõik saame jõuludeks kingikaardi 1000 euro väärtuses. Mina olen ise avastanud küll seda, et keegi on meile kinkinud kinkekaardi ja siis ma avastan 2 aasta pärast, et aasta aega tagasi juba sai läbi ja ma ei kasutanud sellest kinkekaardist ühtegi eurot ära või jätsin teatrisse minemata või midagi sellist. Aga oletame, et sa saad 1000 euro väärtuses kinkekaardi ja sellega võib käituda väga erinevalt. Ütleme, et sul on 12 kuud aega seda kasutada. Keegi meist ostab 200 euro eest midagi, ülejäänud jääb kasutamata. Keegi ostab 800 euro eest midagi, ülejäänud jääb kasutamata. Keegi kasutab kogu kaardi ära. Aga meil kõigil on 1000 eurot. Meil kõigil on see kinkekaart. Usuga on samamoodi. Meil on olemas ääreni täis taldrik. Meil on olemas see 1000 eurone kinkekaart. Aga me ei kasuta seda lihtsalt ära. See jääb lihtsalt kasutamata. Et kõigil on suppi piisavalt, kõigil on raha piisavalt. Kasutame kõik ära. Meil kõigil on ühe palju. Nii et tegeleme siis oma selle inimliku poolega, et see ei kaaluks üle, et see ei domineeriks, see inimlik usk. Las see üleloomulik usk, las see vaimne usk, see Jumala usk saada nii-öelda minu inimliku usuga ühele tasandile. Lepime kokku oma vahel nii hing kui vaim. Siis hakkavad elavad veed jooksma, mitte jooksma ega nirisema, aga voolama. Need on seal paisu taga olemas. Kunagi me rääkisime ka, kuidas vesi oli selle kopra poolt tehtud selle, ma ei tea, valli taga või mille taga kinni on ju. Sõltub meist, kas seal on see takistus või ei ole. See hing on see meie takistus. Nii et las meie hing saada siis selle vaimuga ühele meelele ja las me õpime kasutama seda usku, mis meie vaimus on olemas. Mul ei ole sulle ka valemit öelda, et tee nüüd nii ja ütle nüüd seda, sest ma tean ühte küll, et Jumala sõna on see, kus tuleb kõik see vägi ja see elu, eks ole, ja usk. Aga jäägu see sinu enda ja Jumala vaheliseks mõtiskluseks, kuidas sina saad või mis on sinul see takistus või see inimlik suur barjäär ees, et Jumala vaimus see usk sinu elus ei saa nagu avalduda või ei tule avalikuks. Nii et kodune töö sulle, isiklik arutelu, diskussioon Jumalaga, et ta näitaks sulle, kuidas see, mis sinus on juba olemas, saaks avalikuks. Saaks avalduma. Nii et sina oled täis üleloomulikku usku, sest Jumala vaim on sinu sees, Kristus sinu sees, auhiilguse lootus. Nii et kõik on võimalik sellele, kes usub. Amen. Amen.